Tere tulemast Hea Taro kanalile! Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna sõnnidele. Täna laon sõnumite saamiseks keldiristi. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles sa ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele või oma aega ootama. Nii, aga vaatame sõnnid, mis on selle lugemise peamine energia siis, millest see lugemine lähtub ja mõjutaja selline väljakutse ristav energia ka kohe sinna kõrvale. Nii. Müntide poiss. Ja mõjutaja on sauade kuus. Alateadvus, õnneratas, tore. Möödunu, mis seda situatsiooni mõjutab, on narrikaart, teadvuse energia, kuukaart, nii, lähitulevik, mis sõnni mõjutab, müntide 3. Kuidas sa ennast tunned selles olukorras? Nii, sauade 7, sinu keskkond, maagikaart, mõni nõuanne või hoiatus, müntide rüütel ja tulemus, karikate poiss. Nii, tore. Aga hakkame siis otsast minema ja müntide poiss on peamine teema. Minu jaoks selline hästi lojaalne energia, ustav energia, just kui poisid on vahel ka sõnumite kaardid aga minu jaoks selline on siin millegi osas nagu selline ettevalmistamine ja ma tahan, et need asjad oleksid usaldusväärsed, just kui ma valmistan ette korralikku pinnast millegi osas, et ma tahan, et see ei kõiguks, see oleks usaldusväärne, selline lojaalsus, ustavus on siin. Siin on ambitsioonid, mul on eesmärk, kuhu jõuda ja see peab olema minu jaoks midagi püsivat, midagi pikaajalist. Et ma nagu pingutan selle nimel, et mul ka kaugemal tulevikus oleks kuidagi kindlam, turvalisem, parem, et see toob ju kuidagi selle suurem kasu võib-olla selle juures ongi nagu justkui kaugemas tulevikus, aga praegu ma loon seda kindlamat vundamenti, võib-olla õpin, arenen, lihvin oskuseid. Ma olen hästi püüdlikult mingisugusele eesmärgile orienteeritud. Sest mul on suured unistused, ma soovin, et see õnnestuks. Siin on kindlasti midagi, mida ma veel õpin, ma liigun rahulikus tempos. Et see ei ole energia, kus ma kiirustan. Pigem võib-olla ma ei saa siin takka sundida midagi, et ma pigem olen kannatlik, aga ma tahan, et see oleks selline kindel ja tugev. Nüüd see väljakutse või see ristav, see mõju ongi see, et ma tahan läbida midagi edukalt. Sest siin on sauade kuus ja minu jaoks sauade kuus on lahingust tulen edukalt. See tähendab, et siin on väljakutsed ja ma tahan need väljakutsed nagu allutada, et minu jaoks on oluline kuidagi ka selline väline tunnustus, et see paistaks ka välja kuidagi ka teistele, et mina sain hakkama sellega. Et see on situatsioon, mille osas ma tahan toime tulla ja ma tahan nii, et see paistaks ka välja, et ma tulin, et siin on väljakutsed, sest väljakutsetega tullakse justkui toime. Et siin on midagi, mille osas ma tahan nagu, et väljapoole paistaks ka ja ma justkui tahaks sellest kiitust ja tunnustust. Et see justkui midagi, et see on minu jaoks oluline või just nimelt see on väljakutse, et see paistab välja. Ja selle tõttu ma tahan kindlasti, et asjad läheksid, mul on väga kindel siht ja eesmärk, kuhu ma tahan jõuda. Nii, vaatame. Toon siia poisile ühe kõrvale. See sama kuu on siin ka. Siin on millegi osas mulle justkui plokid. Minu jaoks on, kas mul on, see on poisi energia ka on ju siin kõrval, mis näitabki, et ma ei ole veel selle osas nagu see selgusmajas juht ja liider ja väga heal positsioonil, justkui ma olen alguses alles. Või siis ongi, et ma saan liikuda väga väikeste sammudega, et seal on millegi osas võib-olla piirangud, sellepärast, et kuukaart tekitab alati, kuu paneb meid ka tundma natuke hirmu, millega osas, et seal on teadmatus. Ma sean fookuse
ja ma tahaks nii teada, kuidas see asi laheneb, et mul on nagu seda vastust vaja, aga kuu ei anna mulle vastuseid. Kuu näitabki, et ma mõtlen võib-olla üle, sest ma ei näe selgelt ja see situatsioon võib mind natuke selle tõttu hirmutada. Sest mul ei ole seda selgust, siin on midagi nagu minu jaoks justkui varjul. Et midagi, vahel kuu tekitab sellise mõistmatu, et ma ei saa mõnest inimesest vahel aru või ma ei saa sellest situatsioonist aru. Seal on justkui mingeid muid tegureid, mis kuidagi mõjutavad ja see on minu jaoks natuke hirmutav, et justkui see ei ole nii läbipaistev, kui ma tahaks, et see oleks, et mul ei ole kõiki neid vastuseid, et justkui kui ma teaksin kõike, siis ma tegutseksin. Teeksin ära selle, seal on mingisuguseid muid tegureid taga, mille osas justkui minul mõju puudub ja ükskõik kui palju ma ka sinna nagu pingutan, siis nagu ei jõua selleni. Et see on, kuu tekitab natuke sellist hirmu energiat tegelikult ja ma pean selles lihtsalt, mul ei jää muud üle, kui ma pean ise ennast usaldama, enda intuitsiooni usaldama. Et selline tajude energia, unenägude energia. Nüüd alateadvuses on õnneratakaart, see on see, et ma loodan, et kõik asjad laabuvad, et siin on millegi osas, ma tean, et kontroll ei ole justkui, kõik ei ole minu kontrollida ja ma tean, et elu lihtsalt õnneratta puhul on, et ma olen valmis igasugusteks pööreteks ja ma väga vajan, et see pööre tuleks minu kasuks. Et ma sisemises nagu minu sees on see, et ma tean, et see ratas kogu aeg tiirleb, aga nüüd on vaja, et ma olen õigel ajal õiges kohas ja kõik mängiks minu heaks välja, et see on selline pööre minu kasuks energia. Kuidagi, vot nüüd on minu võimalus ja mul on väga vaja, et see asi liiguks kuidagi minu jaoks soodsalt. Et see on minu südames, see on minu alateadvuses, et see pööre peab lihtsalt hästi minema. Karikate 7. See on millega osas mul ei ole päris selgust, sest karikate 7 minu jaoks ütleb, et see peab minema hästi, sest siin on minu unistused, ma tahan seda, mul ei ole päris kindlat võib-olla nägemust või sihti või siis karikate 7 puhul ma rohkem nagu loodan ja unistan, õnneratas on ka, et välised tegurid oleks ka minu kasuks, et selline energia, et siin on nagu sellist unistuste ja fantaseerimise energial. Võib-olla on ka millega osas raske lihtsalt otsuseid teha või need otsused ei ole minu teha või need ei ole minu käes või ainult minu käes. Et selline natukene, ma olen segaduses ja ma loodan, et see pööre lihtsalt, need asjad lihtsalt väliselt kuidagi laabuvad ja pöörduvad. Et sellist segaduse tunne on, vahel on liiga palju valikuid või liiga keerulised need valikud, et raske on õiget või raske on seda parimat teed leida millega osas, et natuke sellist segadust on siin ka südames tunda, et päris kindel ma ei ole ja kuu ka hirmutab seal juures. Nüüd möödunu, mis seda situatsiooni on mõjutanud, siin on narri kaart ja narr on selline energia, kus on uus algus ja see uus algus on natukene selline samm tundmatusse, et ma ei tea, mis sellest saab, et ma ei tea, kuhu see viib, et siin on ka sellist, samas see on selline, et teen ära, spontaansust on selles vooluga kaasa minemine, lihtsalt vaatan, mis sellest saab. Millega osas justkui uut narri peale tuleb narr. Võib-olla mõnel 2 uut algust siin olnud. Et eks neid narre iga päev on meil ja narr on energia, kus ma tegelikult pean oma südame avama ja olema valmis mingisuguseks uueks seikluseks. Ja siin juba lähiminevikus on midagi, mille osas ma näen, et see on mingisugune uus tee minu jaoks, uus peatükk minu jaoks, mida ma kogen. Ja narr tegelikult näitab, et siin on vajadus millegi uue järele, võib-olla narr kutsub olema optimistlik, isegi kui sa ei tea, et siin on selline energia, kus ma tunnen, et justkui see on risk, sest mul ei ole päris selgus selle osas. Et vahel võin tunda, et äkki see on liiga naiivne samm, et teen liiga rumala sammu, et ma ei tea, kas see õnnestub. Aga see on selline instinktide usaldamise energia, et narr kutsub justkui nagu pimesi usaldama.
et pimesi astuma nagu selle sammu, usaldama, leidma endas selle optimismi ja entusiasmi, et küll kõik laabub. Et sest sa ei tea, kas sa kukud kõrgelt või et pehmelt või mitte, et milline see maandumine on. Et justkui natukene, narr teeb riski, võtab riski. Nii, aga teadvuse energia on ka seesama kuukaart, millest ma juba siin rääkisin, et kuu on selline natukene hirmude energia, et vahel see näitab, et kuidagi kogu minu tähelepanu on väga suures osas millelegi või kellelegi suunatud. Aga kuidagi mingisugust teemat, mingisugust lahendust on raske leida. Ma proovin justkui leida seda ja proovin näha ja proovin saada selgust võib-olla, aga midagi on nagu puudu. Kuu tekitab neid blokke, et ma kuu puhul alati tunnen see, et kui mingisugune ilus metsarada on ja ma päeval seal jalutan, linnud siristavad ja kui kaunis on ja kui õhkad seal, kui tore on ja ilus on, siis kui ma lähen seda sama metsarada pimedas ja öösel ja kuu vaikselt seal vilgub kuskilt puulatvade vahelt, et siis see võib minu jaoks olla selline hirmutav ja et see öökulli huiked ei ole sama meeldiv kuulata kui seda lindude siristamist päeval. Et siin kuu loob illusioone, see tähendab, et see ei pruugi olla reaalsus, vaid siin on teadmatus, mis mind hirmutab, sest mul puudub selgus millegi osas, et ma ei mõista midagi. Vahel ma tunnen, miski on nagu varjul, et ma või tunne, et minu eest varjatakse ka sellist energiat võib olla. Ja ma justkui tean seda. Müntide kuningas. See võib olla seotud minu jaoks teema, mis võib olla seotud karjääriga, materiaalse poolega. Võib olla seotud koduga, kinnisvara on ju koduga. Võib olla seotud püsisuhtega, sest siin on selline püsisuhte kuningas, abielu kuningas minu jaoks. Või siis, ei pea olema tänapäeval abielu, aga püsisuhte kuningas on, võib materiaalne, et selle osas on need hirmud. Tervis võib ka olla, et mündid terviseenergia samuti. Et kuidas kellegil, aga millega osas on siin midagi nagu varjul ja see hirmutab. Ja just kui võib-olla on olnud varem selline stabiilsus ja kindlus ja nüüd on midagi sellist, mille osas ma ei mõista ja kuidas sedasi läheks. Nüüd lähitulevik, mis sõnni mõjutab, on müntide 3. Minu jaoks selline koostöö kogukonna kaart, kus võib olla ka õpetamist ja õppimist, jagamist, kuulamist, selline meeskonna töö, võib-olla ühtse eesmärgi nimel askeldamine, et soov kuhugi justkui ühiselt jõuda. Koostöökaart, vahel ka teiste kogemustest õppimine ja siin on tihti selline õppimise energiat ka, oskuste arendamise energiat. See võib ka näidata, et soov mingisugune eesmärk saavutada, aga ma päris üksi seda, et siin on koostööd vaja teha, et seal nagu energiaid segatakse ja kuidagi ühiselt loomine millegi osas, et mul on vaja ühiselt luua, teha koostööd, ühiselt seemned mulda, et selline energia, et meil on nagu justkui erinevad oskused, et on vaja veel kellegi oskuseid. Mõõkade äss mingi ka selline, et ma tahan, et need justkui nagu hästi selged läbimurde energia, ma tahan selle osas teada, võib-olla koostöö osas teada, kuidas asjad sujuvad. See on väga võidukas energia, et see mõõkade äss siin juures ka näitab uusi uksi ja uusi võimalusi, igal juhul sellist selguse saamist, võib-olla läbi koostöö, et ma saan selle info või läbi koostöö ma tean, kuidas midagi õnnestub. Väga selge energia, kus kuidagi selline võib olla suhtlemist sõnadega, läbirääkimist, hästi loogiline energia, eristatakse tõde valest, hästi selge pilt, siht, kuhu teravik on väga kindlalt suunatud. Ma tean täpselt, kuidas see asi peab laabuma, kuidas see õnnestub, mis iganes. Kuidagi väga selgelt näen seda tegelikkust, väga selgelt näen võimalusi ja kuidagi ma tunnen, et siin tekib see usaldus, et ma tean, et ma usaldan kas iseennast või usaldan seda koostööd või mõistan, et kuidas mingi koostöö siis sujuks hästi või kuidas üksteist toetada või kuidas edasi liikuda, et selline väga selge ja klaar energia.
nii, nüüd kuidas sõnn ennast tunneb? No sõnn on siin positsioonil, mis tundub, et seal on väikseid väljakutseid. Et ei ole selliseid väljakutseid, et sõnni see jalust niidaks, vaid pigem on siin väikesed väljakutsed ja minu jaoks alati selline tunne on säuade 7 puhul, et justkui mu jalgealune kõiguks. Et ei ole nagu nii kindel, ma ei tunne, et nagu sõnn, et ma olen 2 jalaga maa peal, vaid justkui ma pean lahendama seda, et mitmeid asju, võib-olla eriarvamusi vahel, see on selline energia, kus ma olen positsioonil, mis kellelegi ei meeldi ja mind justkui tahetakse sealt tõugata, et on ka selliseid energiaid näidanud. Aga see kaart ütleb, et sa saad hakkama selle situatsiooniga, isegi kui sul tundub, et kõik asjad juhtuvad korraga ja ma ei suuda. Et see on energia, kus just öeldaksegi, et kasvata endale tugev selgroog, ole 2 jalaga tugevalt maas ja keskendu ka enda vajadustele ja soovidele. Et need väljakutsed on ületatavad, isegi kui on tunne, et see jalgealune kõigub. Nii, aga ma vaatan siia ühe kaardi juurde ka. Müntide äss, võimaluste energia. Et justkui ma pean nende väljakutsetega tegelema, sest siin on eduka ettevõtmise potentsiaal, et saan hakkama selle ja sellega, sellepärast et see potentsiaal, et midagi õnnestuks, on hästi hea. See on hea endaline energia uuteks ettevõtmisteks, uuteks eesmärkide saavutamisteks, sellise uue võimaluse energia, võib-olla mõni ülesanne, mõni idee, investeerimine tulevikku. Et siin on pikemad plaanid, et nagu juba siin oli tunda, et sellised pikemad plaanid on siin, aga hästi hea energia millegi käivitamiseks näiteks. Ja aga ka selliste väiksemate sammudega. Nüüd keskkond on maagikaart ja maag on natuke trikimees ka muidugi, et keskkond võib olla ka selline petlik, aga siin näitab sellist uue alguse võimalust ja maag on alati see, et tee ära, muidugi sa saad hakkama, jah, et väga tugev selline manifesteerimise energia maagi puhul, kus on justkui nagu sinu ees on igasugused uued võimalused, et lihtsalt vali õigesti, vali õiged vahendid, kasuta ära kõik oma anded, et siin on vaja tahtejõudus, kui sa tahad, sea fookus. Et oma kõik ressursid ära kasutada, et selline tegutsemistahe, et maag kutsub väga tegutsema, võib-olla mu keskkond on selline, mis ei lase mul lihtsalt rahus olla ja istuda, vaid kutsub väga tegutsema, uusi asju ette võtma, kogema, et seadma oma sihte. Müntide 3 koostöös, seesama tuleb väga korduvad kaardid, et mõlema kaardipakiga samad energiat välja jooksevad, et koostöös, et igasugused uued algused ja võimalused tulevad läbi koostöö nagu ühise pingutusena. Justkui ma ei saa seda rada minna päris üksi, vaid mul on vaja kuidagi kas erinevate inimeste andeid, teadmisi, oskuseid, sest eesmärk saavutatakse koostöös, et selline energia. Aga jaa, maag annab mulle energiat ja selline keskendumise energia on siin, nagu midagi ei hakka enne juhtuma, kui sa nagu reaalselt nagu tegutsed, et astud reaalse sammu, et ei otsi, et ma ei saa, et mul ei ole seda või teist, vaid maag ütleb, sul on kõik vajalik olemas, et vähemalt esimene samm teha kuhugi poole, kuhu sa soovid. Et hästi nügitakse tegutsema, ette võtma, et selline power'iga kaart on siin. Keskkond ja koostöö, et ei peagi kõike nagu justkui, sa ei peagi kõigest kõike üksi teadma, ise teadma, vaid siin on kuidagi selline jagatud energia. Et endal ei olegi kõiki oskuseid vaja. Nüüd nõuande või sellise hoiatuse positsioonil on seal no sünnilike energia, jälle need mündid on siin mängus, müntide rüütel, minu jaoks väga-väga rahulik, praktiline, töökas energia. Ma ei teagi, ma võtan siia ühe kaardi kõrvale, et kuidas seda nüüd võtta. Nii. Maag tuleb, on ju.
et kordavad kaardid, et siin on seesama maa uute alguste teema ja ma tahtsingi teada, kuidas seda võtta ja siis maag ütlebki mulle, et seda positsiooni tuleks võtta siin nii, et sa oled harjunud, et asjad käivad nii, see on vana rada ja sulle on nii turvaline, et see on juba sisse käidud tee ja see on sinule mugav. aga maag kutsub midagi muutma, maag kutsub, et et ei lähe nii turvaliselt ja praktiliselt ja nagu sa oled harjunud, et siin on uusi ettevõtmisi, ole valmis, et siin on uusi alguseid, uusi võimalusi, et sa saad hakkama, maag kutsub midagi kogema, mingisugust peatükki alustama. et jah, et sa oled võib-olla harjunud, see on küll see energia, kus sa kaalud ja mõõdad ja mõtled, aga siin on sellist jonnakust ka, et kindlasti selline järjekindlust on vaja, järjepidevust on vaja, et siin väga rahulikult justkui ehitatakse enda tulevikku. et selliste kindlate sammudega, et kõik oleks väga nagu läbi mõõdetud on kõik. nii, nüüd potentsiaalne tulemus on karikate poiss. karikate poiss on minu jaoks selline väga värske, siiras, südamlik ja soe energia. ja selline, ma alati ütlen, tärkava kevade energia. ja karikate poiss on selline sõnumite energia, et võib tulla mõni sõnum, mõni info, vahel mõni vabandus, aga ta on natukene selline naiivne, tundlik energia. siin on ka midagi uut, et karikate poiss ütleb, et maailm on üllatusi, et võta vastu need üllatused ja siin on samas selline põnevus. kuidagi midagi pakutakse sulle ja hästi puhas, siiras energia. ka südame järgi juhindumine, et selline kuidagi väga avatult ma lähenen sellele situatsioonile, minu süda on väga avatud. proovin näha asju justkui läbi lapse silmadega, proovin võtta hästi lihtsasti neid, sest see on selline tihti ka lastega võib seotud olla selline energia. et jah, et ma tean, et ma olen naiivne selle osas. ülempreest rinna. sissepoole vaatamise energia, märkide energia, metafooride energia, võib ka olla energia, et sa oled, siin on mingi soov. midagi, mida sa oled kutsunud, midagi, mida sa oled soovinud, palunud. ja siin on mingisugune muutus selle osas, et justkui esimeste selline sammude, naiivsete, lihtsate sammude energia, aga samas seal on põnevus, uudishimu, lummatud olemine, üllatused, et midagi nagu, aga ma olengi ju seda soovinud, selline energia, et rõõm lihtsatest asjadest, hästi selline soe tunne on selle karikate poisiga, sest ta on hooliv, ta on õrn, soov suhelda, soov rõõmu pakkuda, soov nalja teha. see võib näidata sellist ootamatut head võimalust. ka näiteks romantikale avatud olemist, et ka sellist, et kuidagi süda rõõmustab sellest situatsioonist ja siin on sellist energiat kuidagi, nagu ma oleksin ju seda soovinud ja mingi selline rõõm on siit tulemas. aga sellised sõnumid sünnid teile seekord. suur aitäh, et kuulasid.